nii, tere taas kord siis ka minu poolt teile jälle, minu fännidele, minu fännklubile ja tere tulemast ka uutele, kes te olete esimest korda sattunud minu videosi vaatama. Ma tänan kõiki, et te olete mind laikinud, et te olete mu kanalit tellinud ja olete visanud ka siia alla kommentaare. Ja täna ma vaataksime natukene päris lühidalt, piilume natukene tulevikku ja siis vaatame, mis sealt natukene nagu vaadata on. Ja võtke seda kui meelelahutust ja ma ütlen, et tegu on tegelikult ikkagi kollektiivse lugemisega, siin on nii palju vaatajaid ja siin on nii palju energiaid. Kui te soovite isiklikku personaalset kaardiladumist, siis minu meiliaadress on siin selle video all. Ja hakkame siis pihta, mis me siin ikka, ühesõnaga, nii räägime siin pikalt ja laialt. Nii, vaatame siis natukene, et mis lähiajal, väga-väga lähiajal, sellepärast, et ma ei hakka vaatama kuskile kaugemale ja mulle ei meeldi kausalt öeldes niimoodi päris kuskile suurte kauguste taha vaadata. Ja tegu on siis ajatuga ja ükskõik millal te seda videot siis vaatama satute, siis ja kui te üldse satute seda vaatama, siis kindlasti on midagi siin, mis peab teieni jõudma. Vaatame siis ühesõnaga, mis on teil nagu suhetes nagu oodata siis. Võtame need igivanad teened, suhted, töö, raha, tervist ja lapsi ma ei vaata, eks ole, ja kohtuasju ei vaata, nii nagu ma olen seda ka enne mõelnud. Nendeks on omad põhjused ja ma jään nende juurde. Nii, vaatame siis suhete suhtes. Mida siis nagu, ja kui vaatavad mehed, siis pöörake ringi ja kui vaatavad naised, siis vaadakegi nii, nagu ma siin räägin. Et mis on teil lähiajal oodata ees suhetes? Üks müntide kuningas astub teie uksest sisse. No vaadake, astub müntide kuningas ja astub ka karikate kuningas. Vaatame, kas astub kolmas kuningas ka teie suhete suhtes uksest sisse või? Ja näete, te olete valikute ees. Mida paremat veel saab olla, ühesõnaga. Nii et kui te ilmselt siis, kui teil ei ole suhet või kui teil on, või ühesõnaga niimoodi, et ma arvan, et siin tundub, et vist see tuleb nagu vallalistele, et on müntide kuningas on üks väga äge mees, kes on materiaalselt väga kindlustatud ja ta on see kuningas on siin nüüd natukene vanemas eas, täpselt samamoodi on ka see karikate kuningas, kes astub teie uksest ka sisse või seisab teie ukse taga või seisavad kaks meest korraga. See muidugi võimalik ei ole, eks ole, aga mine tea, on küll võimalik tegelikult. Aga igastahes mingid kaks väga ägedat ja muidugi siis karikate kuningas on samamoodi hästi palju oma elus saavutanud, ta on väga rahulolu täis ja need laevakesed ja see meri seal tema taga ja ta vaatab väga rahulikult ette, ta ei vaata taha. Ja samamoodi ei vaata taha ka see müntide kuningas. Et nemad on elus juba, need kaks meest on elus väga palju saavutanud ja nad ei pea tegelikult nagu praegusel hetkel enam millegi pärast muretsema. Aga te olete valikute ees ja te olete väga suurte valikute ees, ühesõnaga siis, mis on ka, kaks on alati valikute kaarte ja müntid on nagu materiaalsust, aga siin päris kindlasti, kui me küsisime suhte kohta, eks ole, siis siin on nüüd päris kindlasti tulevad suhte kohta valikud ja kui kaks meest on, siis jah. Aga muidugi te võite ise olla ka nendes energiates, aga kindlasti ei ole. Siin on kaks meest ühesõnaga. Ja vaatame, mis siis saab nagu edasi siis, kui need kaks meest siin on.
et mis tuleb nagu edasi suhtes, suhete valdkonnas siis, no teate. Näete, tuli 3. mees. Ma ei tea, mis asi see on, mul pole sihukest ägedat ladumist tükk aega olnud. Ka 3. mees ja kuningas. Ja no see on nüüd täis kirge, täis hakkamist. Tal on lõvi selja taga, ta läheks selle lõvi selga ja tuleks ja hüppaks. Ja see sau põleb siin käes. Noh, sauad on alati tegelikult ka selline tahtejõud ja no ma ütleks, see on väga huvitav. Ma täiesti spontaanselt hakkasin seda tegema. Ja täht. See täht ühesõnaga paistab nagu kõikidele nendele inimestele, kes siin on. Ja ma ütleksin nüüd praegu niimoodi, et noh, ma arvan, et te ise ka teate tegelikult, millised need mehed on ja kes neid mehi siin nüüd esindavad. Sellepärast, et no kuulge, 3 kuningat, valikud ja väga täht kõige nende kohal. No ma ei tea, paremat ei oleks nagu üldse tahta. Nii. No jah, tuli nüüd ühesõnaga karikate 5. Karikad jälle. No karikad on ju armastuses ühesõnaga ja karikad on ju parimad ühesõnaga üldse, mida sa nagu suhtekaartides võiksid tahta. Mingisugune tegelikult jah, et nagu tulevad kõhklused ja kahklused. No kahtlemata, kui neid mehi on 3, eks ole, siis noh, mida siis veel nagu peaks olema, eks ole, ühesõnaga, et kui kõhklused ja kahklused ja nagu kõik tundub nagu liiga hea nagu sinu jaoks. Aga niimoodi, et ma ei pööraks ausalt öeldes nendele asjadele praegu niimoodi tähelepanu. Et vaatame siis, mida selle suhte kohta veel siis need soovitavad siis need peainglid Aaro nende väga arvukate meeste kohta. Küll on nii palju, aga nii mõnus. Näete, ja nüüd tuli siis rüütel ka, ühesõnaga siia aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb, mida teha. Ja noh, kui teil olete siin valikute ees, siis ärge kuulake oma mõistuse häält, vaid kuulake oma südame häält. Ja süda ütleb teile, mida te nende valikute suhtes peaksite tegema. Ja no karikad, eks ole. Aeg teha otsus, leia selgus sellest, mida soovid ja tegutse, vajadus puhastuda. Natukene olete illusioonides. Natukene elate illusioonides ja siis mõtlete nagu võib-olla nendest asjadest natukene üle mõtlete siin. Ja ka üldse tunnete suhtes eriti nagu noh, tulge nagu maa peale tagasi, et ärge olge seal illusioonides. Võtame ühe kaardi veel siit, et mis me siis võtame ühesõnaga. Nii, ja tuli siis nüüd ühesõnaga korduskaardina karikate kuningas. Nii et ilmselt see karikate kuningas hakkab teie elus nagu suuremad nendest meestest, hakkab karikate kuningas mängima suhete alal teil rolli. Jah, võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi oma loomingulist kirge. Kas see on seotud nüüd võib-olla see karikate kuningas võib olla seotud võib-olla mingi teie hobiga või mingi, kas tööga ma nagu ei julgeks öelda, aga igastahes karikate kuningas hakkab teie elus väga suurt rolli mängima. Nii, jätame nüüd need mehed ja need karikad natukene rahule, aga suhtes on ikka väga palju kirge tuleb ja väga palju tundeid tuleb ja nii, et aga noh, kevad, nii et mis seal siis veel tahta. Vaatame natukene siis, mida selle töö suhtes nagu piilume tulevikku, mida töö nagu näitab.
tulevikus teile, kes te vaatate seda. Noh, tööl on ka hästi. Saatuse ratas pakub teile tööl ka mingisuguse kingituse või mingi, kas teid edutatakse ja töösuhtes ka uued algused. Ja võtke see risk, teile pakutakse mingit, kas teil pakutakse ametikõrgendust või pakutakse teile mingit juhataja kohta kuskil ja võtke see risk vastu. Kui teile seda pakutakse, siis võtke see vastu ja te hakkate nagu, te kardate, et nagu te riskite või ühesõnaga, et te hüppate nagu sealt kalju pealt alla. Ei hüppa, võtke see, need riskid on seda väärt. Need on suure arkaani kaardid kõik ühesõnaga ja maag ja nii, et siin on 0 ja 1 kindlasti ja tööl on väga head ajad ja te saate mingisuguse pakkumise lähiajal ja võtke vastu, see on väga hea ja ärge te kahtlete ühesõnaga, kas seda teha või mitte, aga see on väga hea. Vaatame, kuidas on nagu raha suhtes. Mida kaardid näitavad tuleviku suhtes? Tulevikus raha suhtes. Nii. Noh, siin on ka täispank nagu müntide 10, mis saab veel parem olla. Väga rahulolu. Mingi sõnumi saate. Mingi sõnumi saate ühesõnaga ja kuna ma praegu nagu ütlesin rahaga, siis te saate seoses selle rahaga mingi sõnumi ja väga kiirelt hakkavad need asjad liikuma. Nii, ja võtame siit nüüd natukene, võtame need superligitõmbaja kaardid, et mida need nagu siis soovitavad teile. Nii, kui ma toon rõõmu mingisse olukorda, siis ma muudan minu ümber toimuva vibratsioonilist sagedust. See ongi niimoodi, kui me mõtleme positiivsetele asjadele, siis me laskume, ma tahtsin öelda laskume, me ei lasku, me tõuseme tunduvalt kõrgematesse sfääridesse ja siin ongi niimoodi, ja kui me mõtleme negatiivsete asjade peale, siis me langeme sinna alla ja tegelikult hästi kahju, aga paraku on ka tegelikult nende inimestega, kes on negatiivsed, kes on toksilised meie elus, siis kui me nendega suhtleme, siis paraku me nagu, ma ei ütleks, et me päris nüüd nagu nende tasemele nagu laskume, aga me laskume tunduvalt madalamale. Ja need toksilised inimesed ongi tegelikult niimoodi, et nemad ongi tegelikult meile ka ikkagi õppetunniks tulnud ühesõnaga ja võib-olla ongi siis see nagu selline suurem õppetund, nii vaatame. Minu suurimad vaimsed muutused jõuavad minuni tänu vabadusele, mitte sundusele. Ärge sundige mitte midagi tegema ennast ja minul on alati ka selline lause, et inimene ei pea mitte midagi tegema. Inimene teeb siis, kui tema tahab teha. Ja võtame kolmanda veel, mulle mõtlesin, et need kaardid meeldivad. Universumil on minu jaoks suured plaanid ja on aeg neid endale nõuda. Kas saab midagi nõuda universumilt ka või? Küsige, kallid sõbrad, küsige. Aga küsige, sellepärast, et muidu universum ei tea, mida te tahate. Ma rohkem ei pane, sellepärast, et vaadake, kuidas te nende 3 mehega hakkama saate. Tööl mingid pakkumised, raha ja kõik on, ma ei tea, super. Nii, kui teile see video meeldis, siis laikige, kirjutage julgelt kommentaare, ükskõik milliseid kommentaare, halbu kommentaare kirjutage, aga neid ei ole ka keegi kirjutanud. Ja kui te soovite personaalset ladumist, mis on ainult teile mõeldud, siis kirjutage mulle, minu meiliaadress on selle video all. Ja olge mõnusad, olge lahedad ja saage hakkama igas olukorras. Tšau!